Lugupeetud kuulajad, ma siis asun selle ülesande kallale, mis juhatus mu peale pani ja väljendan paar kartust seoses sellega. Esiteks, näete seda motot, püüdes haarata haaramatut. See temaatika on nii lai, et sellele on raske täielikult pihta saada. Teiseks on see asi, et auditoorium on silmnähtavalt väga kvalifitseeritud ja ma pean teid tüütama triviaalsustega, aga ülevaate juurde need käivad. Kolmandaks on see, et on raskusi selle laia ainevalla loogilise esitusega. Kui me jõuame kolmanda slaidini, siis te taipate, miks see nii on. Kõigepealt tuleb meenutada seda, mis asi on elektromagnetväli. Kui me mingisugusele juhtmele rakendame vahelduvat elektromotoorjõudu, siis tekib selles juhtmes vool. Ja nüüd on erinevad situatsioonid, sõltuvad sellest, kuidas see juhe on ühendatud. Kui tema lõpp on koormatud nõndanimetatud lainetakistusega, siis tekib seal niisugune olukord, et vool igas juhtme lõikes, pinge igas juhtme lõikes ja sellega ka näiv takistus on võrdne kogu selle juhtme ulatuses. Seda nimetatakse siis jooksevlaine režiimiks. Tingimus lainetakistusele on näidatud siin. See on induktiivsuse ja mahtavuse jagatis sellest ruutjuur. Kui ots on lahti või vastupidi on lühistatud, siis hakkab see peale antud elektriimpulss lõpus peegelduma ja selle tõttu tekivad seal seisvad lained. Voolukõver, pingekõver ja mis tähtis on see roheline näivtakistuse kõver kogu ulatuses. Pange tähele, sel juhul, kui see lõpp on lahti, enam-vähem kogu juhtme ulatuses on see lainetakistus madal ja jääv. See tähendab seda, et tiipol ei tarvitse olla sümmeetriline. See koht, kuhu me ühendame fiidri, näiteks ei ole ka kuigi kriitiline. Samasugune peegeldamine tekib siis, kui lõpp on lühistatud. Põhimõisted. Ma pean siiski tagasi tulema. Vot siin on üks valem. See on pädev vertikaalantennidele, täpsemalt hertsiantennidele. Ja see väidab, et ülekantud võimsus on sõltuv vooluruudust ja on sõltuv suhtelisest antenni kõrgusest. See H-indeksiga E on efektiivne kõrgus, L on siis laine pikkus. No nii, millised põhimõisted on kasutus? Omavõnke sagedus. See punasega on siis poollaine tiipoli arvutusvalem. See ei ole muidugi väga täpne ja raadiotehnikas üldse ei saa kõneldada sellest kui täppisteadusest. Need valemid kõik on sinna kanti, umbes nii nagu tänapäevane ilmaennustus. Ta enam-vähem läheb täkke, aga mitte täpselt, sest on väga palju asjaolusid, mida teooria ei arvesse ei võta. Hertsiantenn on horisontaalne antenn, tiipol. Teine on Marconi antenn. See on veerandlaine püstine varras. Me tuleme selle juurde tagasi. Efektiivne kõrgus hertsiantennidel, kui ta on kõrgemal kui veerandlainet,
siis on tema füüsiline kõrgus. Marconi antennidel on ta siis 60% sellest pikkusest. Erinevatel antennidel see toitepunkti impedans, kuhu ühendatakse feeder, kõigub suurtes piirides. 30 on ta näiteks selles hertsi antennil või ground plane'il, kuskil 3-4000 on ta siis näiteks Zeppelin tüüpi antennil. Polarisatsioon. Hertsi antennidel on horisontaalne, aga võib olla ka vertikaalne, kui see diipol on üles riputatud püstasendis. Marconi antennidel on alati vertikaalne. Ribalaius. No Triati antennidel on ta seal 1000 kHz kuni paar tuhat kHz. Lairiba antennidel võib olla ta kuni 4-kordne. Selle juurde me tuleme veel tagasi. Kiirgusnurk horisondi suhtes sõltub kõrgusest ja korruste arvust. Ja seda ma demonstreerin lisaslaidil. Suunadiagramm sõltub antenni pikkusest, elementide arvust ja seda ma ka demonstreerin lisaslaidil. Mida teravam sagar, seda kontsentreeritum energia. Mis asi on sagar, selle üle ma filosofeerin natukene hiljem. Antenni võimendus tuleb silmas pidada, kas ta on isotroopse kiirga suhtes või poolaine diipoli suhtes. Viimasel juhul on ta DBD ja muidu on ta DBI. Isotroopsed kiirgajad realiseeritakse kas ristdiipoliga või siis spetsiaalse 4 vardaga, mis on faseeritud. No nii, kui me hakkame antenne klassifitseerima, see tähendab, püüame loogilist esitusjärjekorda seada, siis on meil võimalik klassifitseerida polarisatsiooni järgi, lainerežiimi järgi, konstruktsiooni järgi, kas on traat, varras või mahulised antennid. Näiteks paraboolantennis, millest Viljo hakkab rääkima, seda võib lugeda mahuliseks antenniks. Kontuuri järgi, avatud või suletud, on harilik diipol ja on murtud diipol, see on juba suletud kontuuriga, eks ole. Sagedusriba, kas on monobänd, multibänd või lairiba antenn. Horisontaalse kiirgusdiagrammi järgi, kas on tavaantenn, on spetsiaalne suurantenn või on ringkiirgusega antenn. Suunatavus võib olla fikseeritud antenn, võib olla vertikaalselt suunatud, seda kasutatakse harva, aga rohkem horisontaalselt suunatud. See on pööratav ühesõnaga. Grupeering, lihtantennid, virnastatud ehk stacked antennid. Peale selle veel kontsentreeritud parameetrik antennid, millest ma räägin lõpus. Ma püüan esitada niimoodi, nagu siin selles graafis on antud. Vot siin on siis diipoli horisontaalne suula diagramm. Nüüd on küsimus, kuidas neid lehve nimetada. Inglise keeles on lõub, vene keeles lepestok. Kumbki tähendab otsetõlkes õie kroonleht. Eesti inglise tehniline sõnastik annab selle kohta sagar või leht. Kumbki ei ole väga õnnestunud. Sest kui me võrdleme seda näiteks prožektoriga, siis prožektor heidab vihu, valgusvihu või valguskiire. Aga kuna sõnaraamat ütleb nii, ma olen jäänud sinna sagari juurde. Nii, need samad sagarid on siis vertikaali juures, nad sõltuvad kõrgusest. 1/4, pool, 3/4 ja nii edasi. Mida lamedama nurga all on see põhiline sagar, seda kasulikum on see kaugühendustes. Nii, hakkame siis vertikaalantennidest.
esimene võimalus. Varas on püsti, on isoleeritud, ühendakse niimoodi, et kaablisoon läheb maha, kaablisoon läheb siis antenni ja kesk läheb maha. See maa toimib peeglina, nii et tegelikult on ikkagi 2 klemm. Teine võimalus on siis ühendada näiteks G-liini lõiguga, gammalõiguga. Minu poolt kasutatud näide on siin, see on Ameerika ARL käsiraamatus laenatud. Ma kerisin noorele kuivatatud kuusetüvele umbes 38 meetrit montaažitraati ja töötasin niimoodi 160 meetril. Aga tulemus on see, et riba oli väga kissas ja muidugi nii madala antenniga kaugele ei jõua peale selle, et mul ei olnud rohkem kui 100 vatti. Nii, tuntumad vertikaalantennid on siis R7. See on multipanti antenn, siin on terve rida punnfiltreid, mis selle antenni sektsioonides jagab niimoodi, et ta töötab paljudel bändidel. Veel on tuntud ground plane, väga levinud. Väidetakse, et tal on 3 detsibelli võimendust. Ma ei oska seda kommenteerida. Tähtis on see, et see kiirte või haarde kaldenurk horisondi suhtes määrab tema sisetakistuse. Kui ta on 135 kraadi, võib ta ilusti otse ühendada. Kui on horisontaalne, siis tuleb juba sobitada veerandlaine lõiguga. See on see tuntud valem, kuidas valida siis seda veerandlaine lõigu sobivat lainetakistust. Levinud sobitused, B on vahele jäänud, on siis 75 ohmiga kaabliga 110 ohmist 50-le, siis 2 paralleelse 75 ohmise kaabliga 28 ohmist 50-le ja 2 paralleelse 50 ohmise lõiguga 12,5-st 50-ni. See 28 ja 12,5, need on siis TK7 Zulu Bakeri tuntud antenni uurija poolt soovitatud sobitused. Veel üks märkus. ES5 Tango Victor, see on ka siis ES9A, kasutab siis neid Marconi antenne faseeritud suunddiagrammide ja faseeritud antenne suunadiagrammi saavutamiseks. Tal on umbes 4 hektarit on neid antenne täis. Ma päris ei lugenud, kas oli 12 või 16 tükki igatahes. Teda ma siin ei näe. Euroopa meil see on viga, suur viga. GP saab olla kunagi +3 DVD. Tiipoli suhtes ta on -3. Euroopa on meil viga sealt. Võib-olla, aga nii ta kirjutas. Nii, monobändi Tiipol on kõige tuntum antenn. See on kõikide antennide ema. Ja siin on 2 graafikut, mis näitavad, et need numbreid ei maksa päris uskuda. 75 ohmi on ta keskmiselt, aga sõltub kõrgusest. Peale selle sõltub ta veel lainepikkuse ja traadi läbimõõdu suhtest. Nii et 75 ohmi küll, aga ainult umbkaudu. Kui te poolaine otsast toetatud, siis ta on Zeppelin antenn. Sobib kõigile kordsetele antennidele ja sellest tuleb veel täpsemalt juttu. Peale selle on veel delta-sidestusega. Zeppil on see puudus, et seal peab olla see liin kindla pikkusega.
kui ta on deltasidestusega, võib see liin olla suvalise pikkusega. Diipoli erijuht on inverted V. See on väga levinud ja sobib just näiteks välipäeva antenniks. Multibändi antennid on kõigepealt ZEP. See redel peaks olema veerandlaine kõige madalamal sagedusel. Tähendab, peaks olema 20 meetrit, aga mina töötasin sellega, kui ta oli 17, ligikaudu 14 meetrit ja õnnestus ka tööle panna. Praegu ma kasutan 2 bändi ZEP-i, kus lühistatud fiidrile, redelile on see otse ühendatud. Tegelikult peaks seda natukene liigutama, et saada head seisuline suhet. Väga intrigeeriv on nõndanimetatud EZ Wire. See on ES2RDX-i kogemus, temal on see positiivne, see on ostutoode ja sobib väga suurtes bändidel, vähemasti reklaami järgi. Minu kogemus on siiski negatiivne. Tähendab, originaalselt on see paluni ferriitrõngas müüga 200, minul niisugust ei olnud, ma püüdsin teha seda 50-ga ja tulemus oli see, et oleks olnud pidanud niisugune SVR olema. Näete, kõik on väga ilusad. Kui oli ta 9 keerdu, sain mina niisuguse rea. Kui ma tõstsin keerdude arvu 30-ni, siis sain natuke parema rea, aga ikkagi on kehvakene. Ja siis ma otsustasin, et ma tellin selle vabrikust. Maksin 55 eurot ja see jäi tulemata. Nii et minu kogemus on jäägitult negatiivne. Nii, veel multibändi antenni Windom, väga lihtne ühendada, aga see tähendab seda, et ta korjab häirid ja kiirgab ise välja see ebasümmeetriline ühetraadiline feeder on kehvakene. Parem on lindkaabliga või siis juba päris hariliku kaabliga. Nii, kui me tuleme siis suletud, näe, ES5 Tango Victor jõudis. Just kiitsin sind, aga mees ise ei kuulnud. Nendest suletud kontuuridega antennidest on kõigepealt raamantenn. Raami külg on siis veerandlaine pikkust. Loetakse, et tal on 3-4 detsibelli võimendus diipoli suhtes, sest need on siis veerandlaine võrra nihutatud ja moodustab nagu kahekorrulise antenni. Teda on alt hea ühendada ja sobib siis ühendada 75 ohmise veerandlaine lõiguga, sest tema sisendtakistus on kuskil 100 ohmi ringis. Sellel raamil see kuju ei ole oluline, ta võib olla kolmnurkne. Teda võib toita mitte ainult alt, vaid ka külje pealt. Kui ta külje pealt on toidetud, siis omandab ta oma vertikaalse polarisatsiooni. Mina eelistaksin ja kasutan seda nii-öelda külili raami, sest see vajab ühte tugipunkti ja on alt toidetav. Nii, selle edasiarendus on topeltruut või nõnda nimetatud Hartšenko antenn, sest selle nimeline mees, sul on sajad ju 60 aastate alguses kirjeldas seda televisiooni antennina. Tal on sobiv sisendtakistus
ja peale selle asetas Tallinnas, ta on kahesuunaline ja Tallinnast vaadates saab kätte nii lätlased lõunast kui ka soomlased põhjast ja idast ei ole kedagi tulemas ja rootlasi näiteks 6 meetri peal on ka ikkagi harva saada. Mina kasutasin seda oma esimese 23 sentimeetri sideks. ES5 Papa Charliga sain ilusti sidet, samuti see Tallinna ümbrusesse, siis ta oli lihtne valmistada ja laiaribaline. Teine arendus on siis kuupantenn. See on suunantenn, eks ole, 6-7 dBd on tema võimendus. Reflektor on siis 5% võrra pikema traadiga ja rakendad seda esimesena Karl UR2BU Tartus, see on veel selle Suure-Karja tänaval või mis Väike-Tähe tänaval. Nii, UR2AR tegi 60. aastal 3 elementri kuubiga ja 10 vatiga, tal oli 6B15B, oli saatelambiks, DXCC ja polnud probleemi. Siis antennide, suundantennide kõige levinum tüüp on jagi ja lähtume 3-elemendisest jagist, eks ole. Reflektor, vibraator, direktor. Sellise 3-elemendilise antenni võimendus on kuskil 6 detsibelli ümber. Ja nüüd on siis küsimus sellest, et kuidas me nende direktorite arvu kasvatame. Kas liidame siia 3-le veel 4., 5. ja nii edasi, eks ole? Või hakkame neid korruste vahel kasvatama? Tulemus on enam-vähem sama. Vaat need punktide vahed on 3 detsibellised vahed, sest korruse lisamine annab umbes 3 detsibelli võitu, tähendab 2 ühetüübilist antenni grupis, ülestikku annab siis 3 detsibelli, välja arvatud lihtsad antennid, diipol või 2-elemendiline, seal võib lugeda, et see on 4 detsibelli. Pulkade arv tuleb seesama, kas teed poomi pikemaks või paned korruse juurde. Ja see on nüüd maisse asi või diskussiooni teema, mida kasutada. No siin on näha, eks ole, 3 detsibelli ühe korruse eest, kui veel need paralleeli paneme, siis tuleb veel kord 3 detsibelli juurde ja nähtavasti nii edasi. Mina soovitan kangesti faseeritud 2-elemendilist antenni H-P9 Charlie Victor. Järgmisel slaidil ma põhjendan, miks see nii on. Aga siin ma tahan näidata veel ühte mahulist antenni. See on diipol 70 centimeetri peal nurkpeegeldajaga ja see on tehtud foto UR2MD ja UR2AT 65. aastal Kõpu majakas välipäeval sellise antenniga. Siin on toodud siis horisontaalne suunadiagramm H-P9 Charlie Victori kohta ja siin on 2-korruselise grupi sobitus. 2 korda 75 ohmi veerandlaine lõik või ka siis 3/4 laine lõik teine, kui tahame suuremat vahet. Ja tulemus on see, et vaatamata selle faseerimisvigadele, mis võib grupi juures tekkida,
ma sain transceiveriga mõõtes 1,1 SVR nii üksikul antennil kui ka siis kahekorruselisel grupil. Nii, laiasuunaripaliste suunaantennidest on tuntud siis logoperioodilised antennid. See on maha võetud televisiooni antenn, et näidata, mis asi see logoperioodiline on. Siin on tema skeem ja Rothammeli põhjal võib oodata, et see sageduste suhe on 3-4 korda ja oodatakse võimendus kuskil 8 detsibelli. Tähendab seega, kas ühe antenniga on võimalik katta 50–144 MHz ja kas see on mõistlik. Nüüd tuleme nende antennide juurde, mis ei ole päris tavalised. See on magnetic loop. Seda on Euroopas mitmel puhul olen ma sattunud peale, kus mu korrespondent seda kasutab. See pole midagi muud kui avatud võnkering. Tähendab, see raami pikkus ei ole ilmselt kriitiline. Loetakse, et see juhtme pikkus on väiksem kui 10 laine pikkust. Siin on tema aseskeem ja tähtis on see, et tema suunadiagramm ei ole mitte see, mis on diipolil, vaid vastupidi. Tähendab, need sagarad on piki raami tasapinda. Teine antenn, tähendab, ma ei tea, et Eestis keegi oleks seda magnetluupi kasutanud. Kas keegi on? Tore, paar tükki on. Nii, siis on see nõndanimetatud EH antenn. Ma lootsin, et ES1 Oskar X-ray on siin, aga ta oli haiglane ja ilmselt jäi tulemata. Tema tegi selle. Selle näidiseks on internetis maha võetud skeem. See on 160 meetri peale ja UA1 Alfa Charlie Oscari poolt konstrueeritud. Tähendab, selle slaidi järgi ei maksa teda ehitama hakata, sest ma ei ole päris kindel, mis suunaga need mähised on ja kuhu nad on ühendatud, sellest pildist ei paistnud hästi välja. Nii, sellega ma olen oma jutusaate lõpetanud, aga ma näitaks veel mõned pildid. ES1 Lauri Sagari, ES1 OX. Tema on suur entusiast ja ta on proovinud väga palju antenne. Ja sellega ta on ühel aktiivsustestil Paldiski lähedal. Seal on 96 elemendiline grupp 1300 peal. Ja võrdluseks siis see, ma võin ka eksida, et see on 430 peal, võrdluseks siis tavaline pikk jagi. No seda on nii raske üles panna, et ega ta ikka rohkem ei kasutanud, kui tegi selle eksperimendi ära ja kommenteerida ma ei oska. Nii, ES2 Fox Nancy, väga ilus antenn, väga hea puhkepaik linnukestele. ES2 India Papa Alpha oma hiilguses eelmise aasta välipäeval, tähendab 2014. Eks ole, pikad jagid, parapool ja peakorter. ES2 Mike Charlie. Ultralühilände jagid. No vaat, mis see on, seda ma ei oska ära arvata. ES5 Papa Charlie. See on vana, väike 3-meetrine, ma arvan, et nüüd on 4,5 või 5. Ma ei kuule. 4,5. Mis praegel on?
aga see oli 2008. aastal, siis oli väiksem. Ei olnud? No, tore on. ees 5 Tango Victor. Vot siin on näha üks nendest faseeritud Marconi antennidest, mida ma rääkisin. Ja kui sa, Tõnno, oled nii lahke ja oma planeeritud jutu ära teed, ütle paar sõna siis nende faseerimise ja selle tulemuse kohta ka. Seal peaks olema see monster. Ta on kõige kaugemal, sellepärast ta paistab ei ole, see on ligemal. Nii, veel paar tuntumat korrespondenti. Oho 6 Quintus Risto, Yankee Lima 2 Golf Delta, meie igapäevased korrespondendid. Ja lõpuks siin autor ise. Sellises seisus on minu antenn pärast seda, kui see kliima soojaks läks. Tõsi küll, 2015 jäi püsti. No nii, ma olen lõpetanud. Tänan kuulamast.